ilusa keha ja naha eelduseks on eelkõige korralik ja arukas treening. Tere, Sulev! Tere! Kui inimene tuleb esimest korda jõusaali, siis kuidas ta peaks nende masinate sees orienteeruma? Esimene kord tegelikult alati on tark küsida, et kas ta on üldse sporti teinud. Number 2 on tervis. Põlved, seljad, vererõhud, kõik muud hädad. Peale sünnitust on minul selg haige. Milliseid harjutusi saaks teha, et selg muutuks tugevamaks ja üldse rüht oleks parem? Selg on üks põhiprobleem üldse tänapäeval inimestel. Eks see peab kogu korsett peab nagu tugev olema. Nii kõht, selg, kõhupõikilihased. Ühest küljest on see ka võib-olla arstirida rohkem, kui ütleb nii väga hull selg ei ole, saab ka jõusaalis abi. Millest peaks alustama? Ikka soojendus. Siis on võimlemine venitus ja hakkaks seljaharjutusest tegelikult. Üks hea harjutus selja venituseks on näiteks niimoodi, et jalad õlgad laiuselt, natuke kummardad, võtad peopesaga sees kinni niimoodi ja lased venitad nagu tagumiku tahapoole ja tunned alaseljas venitust. Ja rahulikult, kui tunned, et väike venitusmoment tuleb sisse, siis aitab. Ei tohi nagu niimoodi kohe rakstik üle venitada, et võid pigem niimoodi haiget teha omale. Ja mõlemad pidi, eks, teisele poole on jälle teine käsi sisse poole ja niimoodi venitad. Kuni 7-10 sekundit. Kõik liigutused on rahulikud, et selg on päris ohtlik koht. Sulev, aga mille siis tuleks alustada? Alustaks ikkagi alaselja trennist, et paljude harjutustega on nii, et selg peaks soe olema või kõhulihased, et ma näitan nüüd ette, et siin peab kenasti niimoodi siia vastu alla pugema, et selg on siia kenasti toetatud ja lükkad sirgeks ja lased rahulikult alla. Ja tempo on rahulik, 1-2 ülesse, 1-2 alla. Nüüd proovi. Nii, istu kenasti, jala toe peale ja lükka kenasti selg siia vastu. Ja nüüd lükka, siruta selg sirgeks. Ja, kena. Ja stopp. Ja nüüd jälle, et ei lase raskuse nagu kokku, et pinge oleks kogu aeg lihastes. Et see on nende pinkide põhimõte. Ja, tubli. Ja, rahulikult lükka. Sulev, aga mida tuleks veel silmas pidada enne treeningusse tulemist? No, kindlasti oleks väga hea, kui inimesed üldse sööksid 3 korda päevas regulaarselt. Et tihtilugu juhtub nii, et tullakse täitsa tühja kõhuga õhtul trenni, hommikul oli väike tass kohvi ja päeval ka ja see niimoodi nagu trenni nagu väga mõtet ei ole. Et toitumist selles mõttes vaadata ja teine asi võiks veepudel kaasas olla. Et seda sa higistad ja natuke vett tagasi saada. Et see oleks alguseks küll. Ja selg on jäst nõgus. Jah, tubli. Rahulikult. Ja tagasi. Õige. Ja teha võiks kuskil 3 seeriat, igas seerias 10-15. Et alguses ei tasu nagu üle pingutada. Võite sähkima? Jah.